tere, head podcasti kuulajad! Sel korral räägime Olümpiaakadeemia podcastis peamiselt sõudmisest ja näiteks sellest, et Tokyos tuleb meie sõudjatel võistelda päris keerulistes oludes, sest väga kuuma ja niiske õhu käes toimub Tokyos võistlemine. Mul on erakordselt hea meel tervitada podcasti külalist, kelleks on Allar Raja, tervist! Tervitus! Ja samuti on hea meel tervitada Tartu Ülikooli spordibioloogia kaasprofessorit Jarek Mäestu, tervist! Tere! No räägimegi alustuseks kohe sellest, et millega peaks siis sõudjad arvestama sellises kuumas ja niiskes keskkonnas võistlemisel. Allar Raja, Tokyo suusaolümpiamängud toimuvad 23. juulist kuni 8. augustini ja sõudmise võistlused on küll seal hommikupoolikutel, aga kui mitu päeva enne võistlust te plaanite üldse kohale minna neljapaadiga, et seal nii-öelda aklimatiseeruda? See on päris hea küsimus ka meil endile, et milline on see mõistlik periood või aeg siis minna ennem sinna Tokyosse kohale. Eks esimene piirang on kohe see, et paati ei lubata kasutada võistluskanalil 5 päeva enne starte. Et alates 5 päeva enne starte saad sa siis paadi kätte ja siis saad hakata nii-öelda siis selle paadiga uuesti kohanema, mille sa oled 2 kuud varem ära saatnud. Ja siis ka ilmastiku tingimustega aklimatiseeruma, et nende tingimustega kindlasti saab varasemalt juba proovida kehale esimesi signaale anda, et mida see kuumus ja kõrge õhuniiskus tähendab. Ja me tegelikult ei sõida nagu piisavalt või liiga palju vara siis kohal, et kui meil 23. juuli on esimene start, siis meie lendame siit alles 15. juuli. Et võib-olla me ei ole esimeseks stardiks kõige teravamad, aga teisest küljest ei ole me ka siis loodetavasti kaotanud häid treeningpäevi, mida siis saab nii-öelda Eestis jätkata. Ei ole suutnud ennast siis, mis me pelgame, kui liiga vara kohale minna, mis tähendab, me ei saaks vee peal käia, aga me saaksime ilmaga aklimatiseeruda, mis jällegi tähendaks, et kas liiga palju õues maksab olla, siis peaksime siseruumis treenima ja kui liiga pikalt olla kuumas kliimas, siis võib-olla meil juba esimene see kehaline võimekus äkki hakkab langema, sest et võib langeda söögiisu väheneb, ka langeb mingisugune lihaskonditsioon võib juba kehvemaks minna, et ei maksa nagu liiga vara sinna ninaga toppida, me arvame, et püüame siis Eestis võimalikult lähedasi tingimusi endale luua selle koha peal siis aklimatiseeruda võimalikult kiiresti ajaga kui ka siis kliimaga ja võimalusel ennast siis jahutada või mitte lasta siis kehal üle kuumeneda, et lihtsalt meie jaoks oluline, et me teame, mis meid veel ees oodata ja võimalusel siis teha nii hea eeltöö, kui saab. No Jarek Mäestu, kindlasti Allar Raja ja kõik meie neljapaadi liikmed on väga kogenud võistlejad ja sellistes tingimustes varemgi ju trenni teinud ja võistelnud ja teavad väga hästi kõike seda, et kuidas valmistuda, aga mis mõtted sul tekkisid, kui sa arvestad, et tegelikult kõige tulemuslikum lähenemisviis on ilmselt see, nagu ma mainisin, aklimatiseerumi, ehk siis treenimine sellistes tingimustes, mis seal võistluspaigas ees ootavad, mida seda keerulist kliimat arvestades veel peaks soovituse kaasa andma meie sportlastele? Eks niimoodi on keeruline öelda, et ma ei mäleta, kes nende paadkonnast seal selle kokku oli arvutanud, et mitu aastat kogemust seal paadis on. Et üks loomulikult on tõsiasi, et teaduses öeldakse, et kuskil nädal või 2 on selline organismile kuumaga kohanemiseks selline sobiv periood. Aga jällegi ühtegi sellist uuringut ei ole ju meie neljapaadi peal selles valguses tehtud ja igaüks on seal indiviid ja kindlasti on neil mõistlik lähtuda omaenda isiklikust kogemusest, et kuidas ja mismoodi nende keha sellele kuumale kõige paremini reageerib. Eks Allar rääkis ju palju ära. Kindlasti tuleb jälgida vedeliku tasakaalu, et piisavalt joodaks siis võistluste vaheajal ja kindlasti, et siis ülekuumenemine, ma nüüd ei oska öelda, milliseks Eesti kliima kujuneb, et kui nüüd Eestis siin võib-olla tõesti teha +20 peal trenni ja seal on siis 10 kraadi soojemad, et kui hea või halb see võib olla, aga ma usun, et meeskond leiab siin õige tee ja et pärast nad ei ütlekski, et kahjuks ei kuumuse taha.
No kui sellist sporditeaduslikku juttu jätkata, siis teatavasti inimeste see higierituse intensiivsus on ka väga erinev, et kes kaotab rohkem higi, et see peab siis rohkem vedelikku tarbima, teised jälle vähem. Neljapaat on ju ühest küljest küll meeskonnaala, aga samas ilmselt see joogiplaan tuleb küll teha üsnagi, kuidas ma ütlen, individualiseeritult igale sõudjale eraldi, eks, et selles mõttes on sõudmises oluline ka selline individuaalne lähenemine. On see nii, Allar? Absoluutselt jah, eks see võrdlus meeskonna individuaalalaga meie sõudmise puhul on nagu päris täpne, et mitte ainult joogiplaan, vaid tegelikult ka kogu aastane ettevalmistustreeningute mõttes ja et kõikide 4 mehe vorm siis oleks parimas seisus ühel samal kuupäeval, aga meestel võib olla erinev nii-öelda kehaline füsioloogiline vajadus siis seda vormi nagu ajastada, et samal ajal, kui sa pead treenima 4 paadis, peame suutma individualiseerida, siis kellelgi on vaja kasvatada jõukomponenti, kellelgi aeroobset võimekust, kellelgi on vaja sõita rohkem lõike, kellelgi vähem, et see kombineerimine on omajagu tegevust ja iga mehe isiklik selline analüüs peab seal juures nagu päris adekvaatne olema, aga see võib kergesti ka nii-öelda eksiteele sattuda, et vaata, et tema teeb rohkem, tema teeb vähem, et kuhu ma siis võiksin ise kalduda. Et siin ongi väga oluline, et see tagasiside ja süvenemine siis sportlasesse oleks nii treeneri poolt kui treeneri enda poolt iseendasse. Aga jah, kui sellest korra mainida veel see kehas 1-2 nädalat aklimatiseerumine, et see on ka individuaalne, et isiklikult jah, olen tundnud, et selline 6-7 päeva on selline periood, kus sa siis mingi hetk enam ei pane tähele, et sul on väga kuum ja niiske kliima, et sa võtad seda loomulikult, sul ei teki mingisugust ehmatust õue minnes. Ja hästi oluline, et see oleks vahekorras sellega, et sa saad keha vahepeal maha jahutada, ehk siis hotellituba on jahe, ehk siis sul võistlusalal võiks olla telk, mis on maha jahutatud ja sul võiks olla siis, kui on vaja sõita pikemalt kanalile või kanalit tagasi, et see buss võiks olla enam-vähem jahe, aga jällegi olen saanud ka need vitsad kätte ja kunagi Jaapanis võisteldes, et jäin ka haigeks päris lihtsalt, et tahad juua nii-öelda külma jooki ja külma bussi istuda nii-öelda siis ja kruttida veel külmemaks ja peale puhuma panna, et see tuleb nagu väga lihtsalt ja igaüks Eestis on ka kogenud seda, et kui esimene kuum päev tuleb, keerad autos kliimapõhja, et siis võid suht kindel olla, et hommikuks on heal juhul on ainult kurk haige, kehval juhul siis on palavik ka kohal, et kõige lihtsamad tõed selle koha pealt on vaja nagu siis ikkagi uuesti näpuga järge ajada. Jarek, kas muidu treeningmetoodikas tuleb sellele teemale ka suurt tähelepanu pöörata, arvestades, et ma ei mõtle ainult sõudmist, vaid üleüldse, et kas siis, kui treeningplaane koostatakse, vaadatakse alati järgi see, et kus võistlus lõpuks ikkagi toimub ja vastavalt sellele tehakse mingeid korrektuure ka treeningplaanides. Kuidas läheneda treeningutel sellele? Ideaaljuhul võiks ju loomulikult seda arvesse võtta. Samas on, millele tuleb alati silmas pidada, et ka treeningplaan koosneb komponentidest, kui nii öelda, et on kõigepealt hakkab peale ja lõpetades siis võib-olla seal Kreeka tähestiku järgi O juures, et ei ole ka väga mõistlik tegeleda seal O ja hilisemate tähtedega, kui sellised alusplokid on paigast ära. Et mida rohkem treeningutega suudetakse neid erinevaid blokke või tasemeid kontrollida, loomulikult seda parem, aga seda peab kindlasti ka arvestama, et ei ole mõistlik tunda muret, et minu viimase võistlushetke võib-olla viimane nädal läks aia taha, kui tegelikult võib-olla kogu ettevalmistusprotsess on üles seatud valedel alustele, et siis see võistluse ebaõnnestumine ikkagi sõltub sellest valedest otsustest, mis on varem tehtud. Et selles suhtes kindlasti, et kui vähegi võimalik, siis arvestada. Tõsi, mis nüüd sõudmisele võib-olla teeb natuke lihtsamaks, et kuna tema distantsi pikkus on ju, ütleme siis ajaline kestvus on, ütleme laias laastus 6 minutit. Et selles valguses see võistluse hetkel tõenäoliselt see kuumus võib-olla isegi nii hull ei ole, võrreldes võib-olla maratoni või 10 000 meetri jooksuga, mida oluliselt kauem sportlane peab taluma. Et selles valguses neil on kindlasti lihtsam küll, aga siis jah see, et seal muudel päevade hetkedel oleks siis
ei tekiks siis seda ülekuumenemist või pidevas palavas viibimises, et aga Allaril ja teisel paatkonna liikmetel peaks see kogemus vist ka isegi Riost olemas olema või kuumades tingimustes, et ma usun, et seda kindlasti kasutatakse ja jagatakse. Ja, et kuidas seal Rioga võrreldes on, et Allar, kui sa mõtled korraks Rio olümpiale? No Rios oli meil tegelikult see periood, see nädal, kui meil olid võistlused, oli suhteliselt jahe ilm isegi. Seal üks finaalipäev lükati edasi seoses tuule ja kehvad ilmastikuoludega, et meil oli suhteliselt kodumaine seis ja mitte üldse soe, nii et isegi pidi täitsa dressi välja otsima vahepeal. Seal meil sellega vedas, aga mis meil oli 2017 oli Sarasota, ehk siis Floridas, oli tõesti ka selline väga kõrge kuumus. Aga seal ei olnud see õhuniiskus nii kõrge ja seal samamoodi tundsid, et esimese hooga, et nagu reaalselt oleks ikka saanud ikka kuuma panniga pähe ja oli raske olla, aga üsna kiiresti tegelikult ikkagi keha kohaneb ja selles mõttes Jarekul on ka õigus, et tõesti see võistlusdistantsi ajal, kui sa 6 minutit pingutad, ega sa tegelikult siis liiga palju tähele ei pane seda temperatuuri, noh jah, muidugi võid seda momenti tunda, kui sa ei ole aklimatiseerunud, kui me oleme käinud siin maailma karikatapil Šveitsis, kus ma olen läinud 2 päeva varem kohale ja seal järsku seal järve seal orus on 35 kraadi ja täiesti lämbe õhk, et oled nagu kala kuival, et sul lihtsalt suu on ammuli ja keha ei võta midagi vastu või lihas ei ole suuteline pingutama, et oleme saanud nagu konkreetselt tunda seda ja hotell on ka ilma kliimata, siis on põhimõtteliselt tühja loobitud raha, aga Sarasotas oli minu arust väga oluline, et ikkagi see hotellis oli piisav temperatuur, et sa jahtusid seal maha, seal oli bassein, kus said ennast jahutamas käia ja võistluspaigas oli siis suur telk, kus sa said enne starti ikkagi kehatemperatuuri tuua normaalsesse konditsiooni ja siis sa oled näiteks vee peal, sa oled päikse käes, oled umbes 40 minutit koos siis sellega, et sa koguned paadi juures, lähed vee peale, teed soojenduse ja võtad stardi sellest hetkeks on circa 40 minutit siis seal päikese käes, kus sul ei ole võimalust peitu pugeda ja pärast on siis, võid tulla kiiresti maha, korra jahutada, teha see telgi selle mahasõitu, et sellised tingimused on nagu väga head. Rios isegi neid tingimusi nii häid ei olnud, aga Rio olümpia oli teatavasti korralik säästuolümpia, aga õnneks ilmaga oli meil tõesti seal kodune tunne kogu aeg, et laine ja tuul ja vihme natuke. No kui nüüd ilmajutu juurest minna natuke spetsiifilisemalt sõudmise juurde, siis ega mulle tundub, et sõudmine on ikka korralik peenhäälestus, et paadis on teil seal, ma ei tea, tempomeeter, pulsikell, raadiosaatja, GPS, kindlasti mõnes paadis vist ma olen kuulnud ka lood lausa olemas. Ja samas on oluline teil antropomeetria, ehk siis paadis on kehade pikkused erinevad, käte pikkused erinevad ja seda kõike arvesse võttes jaotate te siis nii istekohad paadis kui ka, ma ei tea, seal on jalatoe, sügavus ja nii edasi, et see on päris korralik heelestus see paat nii-öelda 4 mehega koostöös hästi liikuma saada, eks, et see on, kuidas teil on, et kas see töö on tänaseks nüüd lõppenud ja see paat on timmitud nii-öelda viimase vindini või käib veel mingisugune nii-öelda peenhäälestus edasi? Väga head märkused, jah. Et kui natuke aega tagasi kerida, siis olen kuulnud, et nii-öelda liidu ajal siis ikkagi valiti mehi koondise käte siru ulatuse ja muude parameetrite järgi ja see oli siis ainuke eeldus, et sinust võiks hea sõudja saada. Kui me tänasel päeval vaatame, siis vahet ei ole, mis on sinu mõõtmed. Sa võid tulla maailmameistriks, olümpiavõitjaks ja sõit maailmarekordeid, lihtsalt kogu varustus seadistatakse sinu järgi sobilikuks, aerude jõuülekanded, mängid seal tempoga, tõesti need jalatoe asendid, paadi kere ja vormi saad valida. Oma dünaamika, mis siis kokku klapib, aga meie 4 paadis konkreetselt tõesti on täpselt samad momendid, kus väga erineva kere kujuga, jalgade pikkus, keha pikkus, siru ulatustega peame püüdma siis selle jõumomendi nagu kokku sobitada, ja mitte keegi ei tohiks siis ka paati nii-öelda siis takistada ja ütleme nii, et laias laastus meil on enam-vähem paigas need asendid, aga ikkagi on väiksed naginad, et kellelgi vasak parasall või parem parasall, sest tõenäoliselt on inimesed suhteliselt kõverad oma loomuselt, et kui tõmbe ajal aerud nii-öelda teevad overlap, see on siis nii-öelda üle kattuvad käepidemed, siis käed peavad liikuma üksteise alt läbi
ja kui sa teed seda tempos 40 tõmmet minutis, proovid püüa maksimaalselt jõudu, maksimaalselt kanda jõudu üle aerulabasse, nii et aerulabad ei ole sügavale, siis seal tekivad erisused ja mõnel võib olla vahepeal ebamugavam, mõnel mugavam. Ja selles olukorras pead sa suutma maksimaalselt lõdvestuda, et siin see otsimist jagub, aga see paat, mille me saime üsna hästi paika, selle me saatsime nüüd siis ära Tokyosse ja meil on nüüd asenduspaat, mis justkui paberite järgi on identne, kuigi on selge, et paadid on suhteliselt käsitöö ja identseid paate selles mõttes ei ole olemas. Ja see on just hästi tunda, et kuskil on mingisugune pool sentimeetrit kellegil kant sügavamal või jalatugi vales asendis, et siis ta natuke mõjutab seda koostööd. Aga katsume, keha kohaneb alati ja eks siis GPS ja abivahendid näitavad, et kas siis sellise töövõimega, sellise tööga, mis me sisse paneme, kas paadi kiirus on nii-öelda jätkusuutlik ja on ta siis adekvaatne. Kuigi nagu ikka GPS-i kiirused võivad sul anda juba ja rahulolu mingi hetk, eriti Pärnu jõe peal, kus võib ka vool käia ühte või teistpidi, siis reaalne asi on ikkagi see, kui sa sõidad tugeva paatkonna vastu stardist finišini võidu, et need on jällegi kaks erinevat maailma. Jarek, kas sulle tundub ka, et just see sõudmise 4 paat on ikka päris korralik siuke peenhäälestus, et kuidas seal panna paika need 4 meest, millises järjekorras sinna paati, jalatoe sügavused, ma ei tea, jalatoe nurk, arvestades seal pingi kõrgust ja nii edasi, et see seadistamine paistab olema ikka päris suur töö, sest kõige olulisem on ju see, et kuidas ikkagi see, ma ei tea, see ühine tõmbedünaamika lõpuks hakkab toimima. Eks seadistamisel ikka ole loomulikult oma osa, et sõudmine selles valguses Allar rääkis väga õigesti nagu nüansid ära. Ja ega sõudmine on ka, ta ikkagi, kui mina oleksin näiteks treener ja mul oleks riburada võtta 2-meetriseid või 1,95 m kuni 2-meetriseid mehi, kellel on võrdse pikkusega jalad ja võrdse pikkusega käed, siis ilmselt tema järgi on loomulikult seda paati võimalik või selliste meeste järgi paati oluliselt lihtsam seadistada ja väliselt panna see paat ka võib-olla ilusamini sõuda, et tõmbe alguses aerunurgad kõik on võrdsed, tõmbe lõpus aerunurgad võrdsed, peanupud kõigil ühe kõrgusel, silmal ilus vaadata. Aga Allari või ka Eesti paadi näide on selles suhtes väga, väga hea, et antropomeeter on üks osa ja see NSV Liidu näide, et kui sul on tõesti väga suur pagas sportlasi, kelle hulgast valida, siis sa loomulikult saad keskenduda sellistele ideaalidele. Aga kui seda pagasid selles valguses ei ole, siis lõpuks viib paadis stardis finišis ikkagi sportlase funktsionaalne võimekus. Ja kui sul on head vennad, korraliku funktsionaalse võimekusega, tugevad, vastupidavad, siis paadi seadistamise võimalused lubavad seda paati siis niimoodi seadistada, et see paat on ka väga kiire. Ja ka sportlased on erinevad, et kes tahaks sõita ju natukene kiirema tempoga ja võib-olla natukene selles valguses natukene kergema aeruga nagu jalgrattagagi, et mõni sõidab kiirema kadentsiga, mõni aeglasemalt, aga mõlemad sõidavad mõni aeglasema kadentsiga, aga mõlemad sõidavad 40 kilomeetrit tunnis, siis ka sõudmises on nii-öelda isiklikud eelistused. Aga jah, paadiga on võimalik siis seda kõike paadiseadistusega on seda kõike võimalik sättida. No kindlasti üks keeruline teema alati ongi see, et kuidas leida ka see nii-öelda sobiv paat, eks, et see ei ole ka teinekord olnud lihtne ülesanne ja lisaks see, et kuidas siis 4 paadil saavutada see ühine löögirusikas. Allar, see on ka 4 paadil ju väga oluline ja tähtis, et just see koostöö ja see ühine tõmbedünaamik, et kuidas seda nagu saavutada, et see on ikka päris pikkade treeningute tulemuseks. Jah, ideaalses maailmas võiks olla kõik Eesti sportlased, näiteks ühe riigi sportlased, ühesuguse arusaamisega tõmbetsüklist, noorteklassist kuni siis täiskasvanute klassini, et siis hiljem on sul väga hea kombineerida neid mehi, kes siis kuskilt nina välja pistavad oma piisavalt hea võimekusega, et Horvaatia on selles mõttes üsna hea näide, et seal, kui sa vaatad ükskõik millist Horvaati seal Jaruni kanali peal sõudmas, siis neil on väga sarnane tõmbedünaamika ja tõmbe ülesehitus, ja neil ei ole ka põhjus kahelda, et see ei tööta, sest et neil on vennad Zinkovitšid, kes on sõitnud nii paaris 4-4-ses olümpial medalile MM-il kullale kui paaris 2-ses ja nüüd üksikaru 2-ses,
et neil on nagu see mingisugune käik olemas, aga see on nagu ideaalses maailmas, et treenerid kõik saaksid sellest ühtemoodi aru või lepiksid kokku siis mingisuguses mudelis. Aga on olemas igasugused abivahendeid, mida aeg-ajalt kasutame, ehk siis see jõumoment, ehk siis see force peak nii-öelda oleks siis kõigil enam-vähem ühel ajal, et kas siis mingisugune 30 kraadise nurga peal näiteks tõmba algusest või midagi sarnast, et natukene ühele poole timmida, et suuremaid paate sõidetakse, mis on ka siis loogiline, et jõud püütakse rakendada maksimaalselt kiiresti, kuna paadikiirus iseenesest on kõrgem. Väiksemaid paate võib-olla sõidetakse rohkem tõmba lõpu peale, kus siis kasvatad jõudu tõmba ajal, kuna paadikiirus üldiselt on väiksem, et sul on aega siis nii-öelda seda rakendust leida. Ja eks siis laias laastus võib ka nagu nii öelda, et peas, et ühtemoodi teeme. Isegi kui see ei ole kõige efektiivsem, näiteks see jõumomendi rakendamine, kui me teeme see kõik ühtemoodi, siis ta võib osutuda ikkagi väga, väga efektiivseks ja väga hästi seda paadikiirust hoida. Ja teinekord teatud jõumomendi rakendamine näiteks tõmba algusest tugevate jalgade näol siis on võib-olla kõige parem võimalus paadikiirust maksimaalselt kõrgeks saada. Aga see tähendab meeletu head füüsilist võimekust, et kui meie füüsiline võimekus täna on näiteks sõita 1700 meetrit, ja kui me näeme potentsiaali, et me võime ka sinna 2000 meetri peale jõuda selle sama tehnikaga, siis võib see olla olümpiakullasõit, nagu venelased on seda teinud. Ja väga tihti on nad siis sõitnud selle tehnikaga, ütleme, et seal 1800 meetrit või veel vähem, et siis viimasel paarisajal meetri süüakse nad lihtsalt ära, kuna kiirus langeb drastiliselt ja keha on nii kõvasti piimapet täis, et lihtsalt terve kere enam ei ole võimeline normaalselt sõudi liigutust tegema. Aga see on ikka pikaajaline treening, tunnetuslik pool on oluline. Üks on see, mis näed kõrvalt, teine on see, mis sa tunned paadis ja need kaks asja tuleb siis enam kokku panna. Jah, nii see timmimine käib. No, Jarek, kui nüüd korraks sõudmise juurest minna spordi juurde laiemalt, siis küsiks niimoodi, et kus läheb võib-olla spordis praegu see nii-öelda inimvõimete piir ja kuidas ikka jälle need uued maailmarekordid sünnivad, et kas on teaduspõhisel treeningmetoodikal siin järjest nagu kasvav roll, et järjest rohkem saame nagu targemaks ja seetõttu ka kiiremaks ja vastupidavamaks. Näed sa, et järjest rohkem arvestatakse ka selle nii-öelda teadusliku treeningmetoodikaga? No kindlasti inimesed õpivad teiste vigadest ja teadusmetoodika areneb, teadus areneb, lähenetakse juba ka vastupidavusaladel võib-olla kogu hooaja planeeringust natuke teistel alustel ja ei saa loomulikult jätta kõrvale ka kindlasti varustuse arengut, mis kindlasti annab oma osa. Aga kus inimvõimete piir on, et seda on nagu keeruline öelda, et üldiselt arvatakse, et sellised enamus maailmarekordid on umbes 99% peal inimvõimekuse piirist. Aga see võib jälle sageli olla niimoodi, et tuleb keegi ja nihutab seda piiri nagu natuke kaugemale, sest on äkki 30 aastat tagasi ennustati, või isegi veel kauem, et rohkem aega tagasi 100 meetri maailmarekordi kohta, et mis võiks olla üldse potentsiaalselt võimalik joosta, nii et lihas ei rebeneks, et kõõlused ei tuleks liigeste küljest lahti, siis täna on see rekord nagu ümber joostud. Alles 10 aastat tagasi tuntud spordifüsioloogid päris sammhaaval tõestasid ära, et inimene ei saa joosta kiiremini maratoni kui 2 tundi. Täna sellistes pooltehislikes tingimustes on ta seda suutnud, aga siiski oli see inimene, kes seal lõpuks ikkagi jooksis. Ja omaette on alati ka see teema, et kui me võtame, et selline tipptulemus igal juhul sõltub mingis osas talendist, mingis osas sellest, kui palju sportlane ise tahab kuhugile jõuda ja kui palju ta selleks vaeva näeb. Ja me tegelikult täna päris täpselt ei tea, et milline see talendi ja sellise tahte või treeninguga saavutatav lagi võib olla. Et kui me ka meie 4 paati vaatame, siis ka seal on suhteliselt sellised 4 üsna erinevat
sportlast. Ja kindlasti on seal, ma ise julgeks öelda, sportlasi, kellel on tõesti seda talenti jagunud kamaluga ja on seal ka sportlasi, keda võib ehk iseloomustada, et neil on olnud totaalne töötahe ja nad on seal puhtalt oma töötasemega. Ja nad näiliselt on ju võrdsed. Et kui nüüd mõelda, et kui nüüd sellele vägagi talentsele sportlasele oleks siis selline suurem töötahe antud, et kuhu ta siis võib jõuda. Et kas siis me saamegi Michael Phelpsi suguse või Usain Bolti suguse, kes jooksebki 18-aastase, parandab maailmarekordit sama palju, mida varem on suudetud 18 aasta jooksul. Ja kui me võtame täna näiteks naiste 10 000 maailmarekordi, mis 91. aastast kuulus Hiina naisjooksjatele ja arvati Ingrid Kristjansen, kes enne seda oli maailmarekordi omanik, vahepeal avaldas isegi kahtlust, et äkki joosti ikkagi üks ring vähem, et see tundub nagu väga ebareaalne rekord. Siis Rio de Janeiros jooksis Almas Sajana vist oli. Jooksis sellest Wang Yunxia rekordist paarkümmend sekundit maha tingimustes, kus pole väga ammu ei meestel ega naistes joostud maailmarekordid kuskil olümpia või maailmameistrivõistlustel, et pigem on seda pikamajooksu maailmarekordid ikka nihutatud jänestega ja otsitud spetsiaalseid tingimusi ja korraldatud spetsiaalseid jookse selle jaoks. Ja ega see Almas Sajana jookski jäänud ju viimaseks, et nüüd natuke mõni nädal tagasi ületas selle Sifan Hassan ja paar päeva hiljem veel järgmine vist keegi Etioopiast oli. Ehk et järsku on tekkinud sportlased, kes jooksevad üle. Kas siis satud tõesti natuke talendikam sportlane, kas on teid natukene paremini trenni, kas võib-olla sel hetkel oli ta tõesti ideaalsemas vormis. Et kui Allar ennem rääkis ka, et olümpiaks proovitakse saada parimat vormi, siis tegelikult on väga raske, ma arvan, Allar ise ka oskab öelda, et kes seda ütleb, et olümpial ollakse 100% parimas vormis. Kui võidetakse, võib ju olla ka 95% peal, aga sa lihtsalt oled nii hea. Et seda on alati nagu väga raske öelda, mis tasemel see sportlane oma enda laest parasjagu seal olümpial on. Et eks me neid maailmarekordid ikka näeme ja neid talendikamaid jällegi ilmub esile. Meeste odavise hakkab ka jällegi jõudma sinna 98 meetri peale, kus Jan Selesni oma jälje vist juba peaaegu 20 aastat tagasi jättis. Et see on kindlasti hästi põnev teema, aga sellel ei ole sellist head vastust, et inimese sisse ei näe. Allar, see oli päris hea võrdlus Jarekul tegelikult ka neljapaadiga, et üks ongi ju tegelikult loomupärast võib-olla andekam ja teine on jälle töövõime suurem ja ma mäletan, et kunagi oli ju see nali, et kui Hendrikson ja Jaanson seal olümpiapaadis koos sõitsid, et siis kuidas Jaanson ütles, et Hendrikson muudkui tõmbas ja tal polnud seal midagi teha, et Tõnu Hendrikson on üks see mees, kellest võiks küll rääkida, et ta on ju väga võimsa sellise tõmbega meeseks, et sõudergomeetril näitab ta seda alati. No jah, ma arvan, et Tõnul on selles mõttes, kas siis ühest küljest vedanud, teisest küljest võib-olla siis mitte nii palju, et tema võimsust ja ta nii-öelda sellist geneetilist talenti arvestades on need talvised perioodid, kus on nii-öelda ergomeetri võistlused käimas, siis ma tahaks öelda, et tinglikult, et ta on pääsenud kergelt. Ma arvan, see aeg, kui Jüri teda tagant pressis, võttis ta endast välja rohkem, kui ta varem seda oli kunagi teinud. Ja kuna sellise säärase mõõdupuuga atleete tema kõrval pole tihti siin talvisel perioodil olnud, kus tuleb ergomeetri peal võistelda ja nii-öelda sa võitled ainult nende numbritega. Aga kui keegi reaalne ütleme, et Tõnu number 2 oleks selle kõrval surunud, siis ma arvan, et need numbrid oleksid läbi aegad olnud ka võib-olla siin 4-5 sekundi kiiremad ergomeetri peal, et kui ma ise enda materjali vaatan ja Tõnu materjali, siis mina olen nii-öelda väga tihti selle serva peal mänginud, kus kas käib praks murdun või siis ma kestan ära ja teen konkurentsivõimelise tulemuse, ja Tõnule on samal ajal seda numbrit ergomeetri vormistada, mitte öelda lihtne, aga selles mõttes ta ei pea nii palju panema sellele ühele kaardile. Aga teisalt on see, ma arvan, ka tema pikaajalise spordikarjääri suur pluss, et ta ei ole pidanud kulutama ennast see aeg, kui on nii-öelda talvine töö tegemise periood, et ennast sidrunina tühjaks pigistada, et kui sa istub ikkagi 2 paadis Jüri Jaansoni selja taga või kellegi teise selja taga, siis 4 paadis, siis ei ole need ergomeetri numbrid ees, mis võib-olla
panevad teatud barjääre sinu ajule, et mis sa arvad, et mis sa oled võimeline sõitma, vaid seal on lihtsalt see puhas võimsus, see puhas paaditunnetus ja see koostöö, mida siis nii-öelda eessõudjad üle meestega paadis nagu luuakse, tuleb siis väga suurelt, ma arvan, siis Eesti koondisele kasuks, et seal võib-olla sõidab ta numbreid, millest ta võib-olla ei ole arvanud, et ta võiks ergomeetri peal sõita näiteks. Aga tõesti jah, tema on tõeliselt ja paketiga, et temal ei ole vaja näiteks soojaks võimelda põhimõtteliselt ennast või mingisuguse erilist häälestust ja temast tuleb ja hakkab tegema ja ta lihtsalt kõik suhteliselt hästi kestab vastu ja peab vastu ja loomulikult ei ole ta kunagi kartnud ka tööd teha, et tema jaoks on kõige väiksem probleem teha treeningud ära ja temal väga raske mõista mõnda koondise kaaslast, kes siis järgmisel hetkel ei jõua trenni näiteks või jäävad treeningud vahele või mingi muul põhjusel, siis veab natukene seanahka, et sealt koha pealt on tundunud ka väga hea sisemine kontroll ja distsiplineerija, et töö peab olema au sees nagu ühel õigel eestlasele kombeks. Võib-olla siin kommentaariks veel ütlen, et mis väga sageli ju ka treenerid selliste noorte või juunioritega on ju nähtud neid talente ja nad on tõesti olnud nagu seisavad teistest kõrgemal. Aga üks sellise talendi tippu viimise murekohti väga sageli ongi see, et ka temal peavad olema oma stiimulid, motivaatorid, püüe kuhugi poole nagu saavutada. Ja kui need võidud võib-olla on ka tulnud sellise, mitte maksimaalse pingutuse pealt sageli. Et võib-olla Eestis on selles valguses ju mõnevõrra keerulisem olukord, et selles suhtes on sõudmine ju väga hea näide, et kui ma tean täna, et kui ma Allar Raja võidan, siis ma olen maailmas tegija. Et ma käin temaga koos trennis, ma teen sarnaselt trenne, ma püüan, ma näen ja kui ma tema tasemeni jõuan, siis ma tean, kus ma maailmas olen. Et selliseid spordialasid Eestis on suhteliselt vähe, vehklemine meenub, praegune 10 võistlus, aga sageli iseloomustab ju meid selliste spordiala üksikute, ütleme siis üksikute esindajate nagu üksikud esindajad. Ja seal on nagu väga raske ka sellel üksikul esindajal treenida, pingutada selle nimel, et saada paremaks, et tal ka see võistlused tulevad mõnevõrra kergemalt. Ma ei mõtle nüüd siin 18+, aga just võib-olla 15, 16, 17, kus tehakse see põhitöö, kus pannakse see põhiline alus oma edasisel arengule, et kui seal ollakse liialt üksinda ja võidud tulevad väga kergelt, siis ka seal võib tekkida selline väike tagasiminek, et seda nii-öelda ehedat talente ei arendata lõpuni välja. Kuidas üldse Eestis sõudmise kandepind on, et kuidas noored sõudmise juurde jõuavad või kuidas mida teha, et nad rohkem jõuaksid, et kindlasti väga paljudel spordialadel on see probleem, et paljud lähevad küll jalgpallitrenni, küll korvpallitrenni ja siis kes järgi jäävad, need siis valivad nagu muud spordialad, et kuidas sõudmisega on, et kui palju neid noori on, kes sellega tegelevad ja kas teil on mingisugust ülevaadet, et mis seal noorte Eesti meistrivõistlustel toimub, et on seal mõni andekas talent olemas praegu? Täpselt Areke sõna sabas kinni võttes, siis talente meil on ja ma arvan, igal spordialal on nii-öelda häid kujusid, kellele võiks ehitada siis tuleviku lootusi ja tuleviku sporti. Ülioluline minu arust on siis teatepulga edasiandmise moment, et me peame nii-öelda A-koondis näiteks, ütleme, et on 4 meest põhi-neljapaat, aga seal võiks kogu aeg olla kõrval veel 4 meest, minimaalselt, kes siis saavad seda nõuannet, mida treeneril on väga-väga keeruline anda, et seda distsipliini, seda töö tegemise moraali, mida siis ongi näiteks samasid Tõnu või Taimsoo või ise me suudame nii-öelda edasi anda siis noorematele ja samuti tehnilised nõuanded, pisikesed asjad, mis määravad, aga mis võib-olla siis treeneril esimese hooga nagu silma ei püüa, et mida võiks nagu märkida. Ja tihtilugu oma treenerit kuulad päevast päeva, siis teatud palju juttu läheb nii-öelda kõrvust mööda või just tean, aga kui ikkagi see eeskuju, kes on seal maailma tipus, tuleb, ütleb sulle, kuidas asjad võiksid ja mida on vaja, mis on need eeldused, et vähemalt selles suunas
jalga seada, et tippu jõuda, siis see loeb kindlalt oluliselt rohkem. Treenerid teavad seda ise ka, et ma arvan, et see teatepulga koht on väga oluline, et suudaksime selle kellele üle anda nüüd sõudmise puhul näiteks enne, kui siin mingisugune plejaad nagu erru läheb, et sõudjate hulgas ja no see Jareku jutt ka kindlasti, et see üksi tegemine on keeruline, koos tegemine on mingi hetk tüütu, aga suures pildis on ikka nüüd meie see viimased 2 aastat näidanud seda, et ikkagi taas tuleb ikkagi tulla kokku, vähemalt põhitreeninguks hommikul sa saad oma rasketest trennidest üle, koos on koormusi lihtsam taluda ja areng toimub märkamatult, et need momendid on päris tähtsad. Muidugi naiste sõudmise puhul on Eestis suhteliselt korralik mõõn hetkel ja seal täpselt ongi see seis, mida Jarek kirjeldas, et keegi üksik Eestis võidab ta siis 2 sekundiga, vahepeal 6 sekundiga, kogu aeg võidab, aga maailmast on nii-öelda pikk maa minna, aga see uinutab teatud hetkel siis ära selle sportlase, kes siis juba hakkab natukene rinda ette ajama, et ma olen siin nii-öelda, nagu öeldakse, konnatiigis tegija, aga maailma minnes siis saad sellise külma duši, et mõtled üldse, kas maksab jätkata. Siin võib-olla ongi veel paslik korraks öelda see, et kui ma alguse poole rääkisin korraks nendest treeningu ülesehituse blokkidest, siis ma ise mäletan, kuidas Mihkel Lepik ütles mulle kuldsed sõnad, et töö tuleb ära teha, et sellest nagu kuskil ei pääse ja see teatud nii-öelda hulk treeninguid, ole see siis ükskõik milline talent või vähem või rohkem, et see hulk tuleb nagu ära teha, et nendest nagu kuskil ei pääse. Et kui teaduskirjandus ütleb näiteks, et maailmasportlased, olümpiavõitjad, maailmameistrid treenivad, ma ei oska öelda, sõudmise puhul 800 tundi ja täna meil keegi 18-aastane treenib 500 tundi, noh siis on selge, et temast midagi ei jõua, et ta kuhugi ei jõua, et ta treenib selleks liiga vähe. Et need on need sellised ühed lihtsamad asjad või kõige olulisem asi, et see töö, mis on vajalik selleks, et tulla kõrgete et saavutada kõrgeid tulemusi, et see tuleb nagu ära teha, et siin ka see talendikus võib-olla annab sulle väikese eelise, aga ta ei anna seda eelist, et sa võiksid teha näiteks 20-30% vähem tööd. Allar, kuidas teil üldse muidu olümpiaks valmistumine siin käis koroonaviiruse ajal, et kas tuli muidu sellest treeningplaanis teha ka väga palju selliseid muutusi ja ma mäletan, et varasematel aastatel te käisite talvel ka näiteks alati siin Keskmäestiku kuskil suusalaagris, kas sel aastal näiteks ka oli teil mingisugune suusalaager talvel? Suusalaager talvel on alati asi omal kohal sõudjate seas, et oleme tihti teinud neid siin samas Pärnu lähedal Jõulumäel ja käinud ka Otepääl, aga ütleme, need nigenad suusatalved nii-öelda jätavad isegi sõudjale väikese jälje, rääkimata suusatajatest, et seda kvaliteetset töötunde koguda suusatades ja see võimekus, aeroobne võimekus, mis see annab, see on tegelikult märkimisväärne. Ja selle tõttu me siis käisime 2 korda oleme Soomes käinud, kui meil on Soome peatreener, et lihtsalt vahelduse mõttes keskkonda muuta ja esimene aasta läksime samuti alt, sõitsime küll 800 kilti põhimõtteliselt põhja poole, aga seal oli ka lumi ära saalenud, ei tulnudki maha, nii et tõmbasime ergomeetrit ja sõitsime ratast. Aga see aasta me siis läksime veel sealt paarsada kilti edasi ja saime kohe -20 suusatada ja oli väga, väga hea treeninglaager, pikad suusaotsad ergomeetriga ja jõusaaliga sinna vahele, eriettevalmistust. Aga treeningplaan koroona ajal on meil olnud plaanis selles mõttes muutusi pole olnud, et me oleme sama plaani põhimõtteliselt jätkanud, mida ma oleks teinud ka treeninglaagris, lihtsalt oli oluliselt vaimselt keerulisem ja raskem, lihtsalt see pidi ikkagi iga päev ise seda tegema. Ei tahaks nüüd mingisugune jonnipunn olla, et issand jumal, et sa pidid üksi trenni tegema, et tegelikult see mulle täitsa meeldis, mul oli kodus kõik vajalik olemas, võtsid ratta kodus oli ergomeetri, kodus olid jõusaali vahendid olemas ja tegelikult ega koroona ajal sõudeklubi kinni ei pandud, õues sai tellingusse sisse paadi võtta ja soojale talvele tänulikult võib siis öelda, tänusõnad võib öelda ka oma poolt sõudjate hoovist, et põhimõtteliselt jaanuarikuus käisime ikka veel vee peal, põhimõtteliselt niimoodi esmaspäev, teisipäev vee peal ja neljapäev sõitsime suusatama,
et see andis meile, mulle tundub, et see on andnud meile väikese eelise võrreldes võib-olla muude riikidega, kus siis koroonapiirangud ruineerisid koondiste ettevalmistus rohkem kui meil, et küsimus oli siis jah, kes suutis individuaalselt seda distsipliini hoida. Mõnel mehel natukene tekkis puudujääk eelmisel aastal, see aasta tundub, et kõik on olnud ajal järje peal ja see aasta oleme muidugi saanud ka treeninglaagreid Itaalias korralikult teha, ülikvaliteetset sõudmist, parimad ilmad läbi minu karjääri ja see hooaja ettevalmistus väga heades sõudetingimustes annab väga suure eelise. See kvaliteet on kõrge, sa saad iga tõmme ikkagi arendada ja lihvida oma seda tehnikat. Muidugi tuleb keeruliste ilmaoludega hakkama saada, et kui kõigil on siis see seis keeruline ja Eestis olles siis ilma keerulisest ilmast niikuinii pääs, oled see Viljandis ja Pärnus on seda tuult ja lainet on piisavalt palju, et ka kohaneda keeruliste ilmastikuoludega siis nii-öelda sõudmise mõttes. Et Jarek, selles mõttes on see suusatreening nagu hea näide, et ega see sõudmine on niivõrd siuke mitmekülgne ala, et tuleb väga palju erinevaid sporte teha, eks, et kui me siin noorteni tagasi jõuame, siis ma arvan, et selle Allari ja Tõnu Hendriksoni ja Kaspar Taimsoo ja kõikide nende meie kogenud sõudjate know-how edasiandmine noortel on vist kulda väärt, eks? Ma arvan kindlasti ja ma arvan, et see kõige kuldaväärsem on see, et kui sa ikkagi näed noorena, et see sama Allar Raja või Tõnu Hendrikson tuleb sul kõrval sõudeklubisse ja võtab kõrvalt selle sama kangi, millega sina just tegid ja teeb oma harjutusi ja kui palju ta teeb ja millise kangiga, et just selline aspekt minu arust on nagu hästi-hästi oluline, et sa näedki teda lähedalt, sa näed, kuidas ta teeb, samas näed ka seda, et ka tema on inimene, et ta ei ole mingisugune masin, et tee ainult tööd ja sul on ka võimalus jõuda. Ja ma pistakski siia vahele, et tegelikult hea pointi Arekul, et kõik ongi nii-öelda inimesed uust lihast, et see on täiesti tavapärane, et keegi nii-öelda B-koondise vend, kes meil koos trenni teeb, siis mingisuguse lõigutrennil või kangitrennil või vee peal treeningul ongi mis kiirem näiteks või paremas konditsioonis. Täiesti tavaline asi, et ega me ei suuda ju kogu aeg performida või siis treeningul suruda niimoodi, et sa pead kaitsma oma positsiooni, et see viiks üle treenituseni ja seda teed on nii mõnigi sportlane käinud oma elus. Ja ka ma ise, kui ma mäletan, kui mina olin noorem alles ja oli küsimus, et kuidas ma saan nagu sinna maale, et seal Kuulov, Jaanson, Hendrikson, Jämsa, Šiilin, kõik need vennad, kellega koos sai laagrisse mindud, oli nii-öelda väike sabarak. Et ma teen täpselt sama palju kui nemad, ma tundsin, et kuidas ma neist paremaks saan, siis nagu leiutasid oma veel mingi pisikesi asju sinna juurde, mida iga päev teha, et aeg-ajalt küll pilgati, et seal tuumat nii prõõgati või midagi sarnast nagu ikka, aga see on ka loogiline, et eks vanemad vennad panevad noorematele puid alla ja mentaalne treening käis nii-öelda asja juurde, aga mingi hetk vaatasid, et okei, et need vennad ma võtan juba siin ergomeetri peal ära, nüüd on küsimus, et kuidas ma nagu vee peal suudan ennast realiseerida ja sinna nagu punti sisse süüa, et minuga tahetakse sõita, et kui sa oled heas seisus, siis tahetakse sinuga ühte paati istuda, seal ei ole vaja mingisugust palagani korraldada või lasta treeneritel võidelda sinu eest seal kuskil paadis, et spordipoliitika on alati muidugi asi, mis käib kaasas spordiga, aga ütleme nii, et ole rahulik, tee oma töö ära ja vaatad ise, kuidas hakatakse otsima võimalust sinuga ühte paati istuda. Ma nopiks ka Allaril sõnasabast siin korra kinni ka veel üks aspekt, mida noored võiksid mõelda, et kui teil ongi 14, 15, 16 aastaselt, spordialad on erinevad, aga 3-4 trenni nädalas, mis ma arvan lõviosa aladel paraku niimoodi on, et siis ja te ise mõtlete ja soovite, et te tahaksite jõuda kuskile kaugele, siis et kui teised kõik teevad 3-4 korda nädalas või 5 korda nädalas või sa näed, et nad teevad sama palju kui sina, et mis see põhjus siis on, et just sina nendest kõige kaugemale jõuad? Et võib-olla siin tulebki teha natukene rohkem, võib-olla mõni see päev, kus treeninguid ei ole, et kui nädalast 4 päeva on treeningud, siis see on ju selgelt vähe,
et kusagil 14 kuni 17 aastasele sportlasele mõelda, et ma tahaksin kuskil jõuda, et siis tulebki, nagu Allar väga õigesti ütles, et teha natukene ise midagi juurde, käia kas või mis iganes, Sõudel hea näide, käia hommikul enne kooli jooksmas või mingil muul hetkel teha natukene rohkem ja siis vaadata, et kas see mõjub. See on hästi oluline, et kui tehakse kõike samamoodi, siis see, kes paremaks saab, on suhteliselt juhus. Ja et tihtilugu ma olen, mitte tihtilugu, ütlen paar head näidet on küll see, et kus keegi ütleb, okei, järgmine aasta ma panen 100% spordile ja täiesti pühendun ja vaatan, kas tuleb tulemus. No üldiselt ei tule. Et siis ma mõtlen, et kui naiivne ta nüüd või kus ta nüüd valesti rehkendas, et okei, et ma olen nüüd siis 20 aastat teganud sõudmisega, jõudsin olümpiamängudel medalini, mida ei olnud ka võimalik iseenesest garanteerida, aga keegi mõtleb, et ma nüüd 1 aasta proovin kooli kõrvalt, aga ma panen ikkagi 100% sisse, teen trennid, võtan siin toitumise, katsun olla režiimis, aga ei tulnud, ma lõpetan ära. Et see on ka ikkagi pigem, Jarek oskab siin kindlasti öelda, kuidas keha, mida tähendab see, et kehaliselt saada paremaks, et sul füsioloogia läheks paremaks, et veresoonkonnad arenevad juurde, hapniku tarbimine paraneb, et see ei piisa sellest, et ma teen 1 aasta, 1 aasta tähendab ka ikkagi nagu kuskilt plokist alustad, kuskil maalt tahad nagu reaalselt proovida, kuidas see seis on ja niimoodi vaikselt liigud, et see teadmine ka muidugi ei maksa ära ilmutada last, et okei, 20 aastat teed, siis hakkad midagi saama, et hakka nagu pihta, alusta seda teekonda, leia omale head kaaslased, aga kindlasti ei maksa liiga naiivne olla selle koha pealt, et kui sa sead enda lootuselt nüüd aasta aega teen ja ma tahan realiseerida oma tulemust maailma tipus, et siis või Eesti koondises olla kindel tegija, et see nii lihtne ei pruugi olla. Tegelikult on ühed väga huvitavad andmed, millesse ka Allar panustab, aga meil hiljuti kaitsti üks magistritöö, kus me otsisime üles kõikide meie medalivõitjate tulemused sõudergomeetri 2000 meetri distantsil siis alates 15. eluaastast. Ehk et mil viisil tema töövõime on paranenud, ütleme sellest hetkest, kui ta laias laastus sellise sõudmise juurde jõutakse ju ka hilja, et 13-14 võib-olla on see esimene kontakt, võib-olla mõnel natuke varasem, aga need võistlused algavad ka kuskil 13-14 ja vist äkki sõudergomeetriga isegi, ma täna ei oska öelda, aga me otsisime 15. eluaastast. Ja tõsi ta on, et sõudmise õnn on see, et meil on omad olümpiamedalistid, maailmameistrivõistlused ja kuna ma tunnen ka seda Sinkovitside treenerit Horvaatia keeles siin juttu oli, siis tema kaudu mul õnnestus ka horvaatide andmetele ligi pääseda ja me tegelikult joonistasime siis 11 sõudja, kes on jõudnud MM-il või olümpiamängudel medalini ja võrdlesime neid siis nendega, kes sinna ei ole jõudnud. Ja Allar võib ka oma töövõimele vaikselt tagasi vaadata, et põhimõtteliselt kuni 18. eluaastani selle 10 sportlase töövõime ei erinenud oluliselt nende sportlaste töövõimest, kes ka Eestit esindasid erinevatel juunioride või U23 meistrivõistlustel, olles seal ka võib-olla 3. või 4. finaalis. Ja alles kuskil 20-21 vanus oli see, kus siis tegelikult medalivõitjad suutsid veel umbes 1-2% oma töövõimet parandada. Ja see ongi see maagiline vahe, mis tegelikult tekib. Ja kui see tekib seal 20. eluaastal, 21 eluaastat, siis see iseloomustabki tegelikult seda, et see teatav hulk tööd on vaja ära teha, et kiiresti lihtsalt tekib väga-väga harva. Et selles mõttes olid huvitavad andmed ja 16-aastaselt otsa vaadates siis me leidsime vähemasti 20 sportlast, kelle tulemused olid oluliselt paremad kui nende tulevaste medalivõitjate omad. Ehk et kus need talendid peitusid? Tõenäoliselt ei näinud keegi sel vanuses veel Allarit võib-olla sellise suure talendina, sest samal ajal olid oluliselt kiiremaid sõudjaid 16 aasta vanuselt, 17 aasta vanuselt, aga just see sama, millele Allar vihjas, et see võtab aega, selleks tuleb teha tööd, tuleb võtta aega, teha palju tööd ja kui sul see talendikübe on, et sa ikkagi sõudma sobid näiteks või maadlema või
või pikamaajooksju või sprintima, siis see tulemus ka vähemasti mingis osas ikkagi tuleb. Aga kuidas ikkagi see õige nii-öelda puhkamise asi ka ära tunda, et nii-öelda see tark treenimine, et üks asi on jah see, et me suudame leida need inimesed, kes teevad hästi-hästi tugevalt tööd ja suudavad tõesti treenida ja motiveeritult treenida aastate pikkust järjepidevat tööd teha. Aga samas me teame ju, et me kõik oleme teinud ületreeningut, et 2010 vist oli see, et kus Allar ja Kaspar Taimsoo ka tunnistasid, et selline mingi ülekoormus tekkis, et kuidas ikkagi tekib see teadmine nüüd ütleme sellest õigest puhkamisest ka nendele noortele, keda me peaksime juhendama, eks? Kaks nagu paralleelset rida hakkas peas jooksma vastuseks, et selleks, et realiseerida, siis on tõesti vaja trenni vaja ka välja puhata. Et üks grupp inimesi on need, kes teevad trenni väga hästi, samamoodi puhkavad nagu ka need teised, kes teevad tulemusi, ühtedel ei pea nii-öelda mingil põhjusel siis võistluskäigus vaim vastu, et nii-öelda stardis oleks aerutud, aga ühed samad inimesed, ükskõik mida neile on õpetatud, juhendatud kalda peal. Ühed suudavad seal realiseerida ennast olenemata siis vormist ja ühed mitte. Mingisugune huvitav fenomen on see, aga teine asi tõesti, mis me räägime targast treenimisest ja puhkamisest, eks see on ka, Jarek vist teab ka, ega minule on olnud see kogu aeg selline keeruline moment, et pigem on vaja mind nii-öelda tagasi hoida või puhkama suruda, et just eilegi tekkis see hetk, kus oli väga intensiivne treening hommikul ja sellele eelnes 2 nädalat päris korralik treeningtsükkel, et tundsin, et hakkas vähe kirjuks tõmbama silme eest ja nüüd ma võtsingi lihtsalt hoogu maha 1,5 päeva täielikult, et homseks mingisugune värskus jällegi tekitada, et see on, eks ta on nii, et kui sa ma olen Jareku käest väga tihti küsinud sääraseid nõuandeid ka, et kus see siis see kuldne joon on, aga ta ütleb, et kui seda teaks, siis sa olekski maailmameistri või maailma parim või maailmarekordi omanik, et kui palju teha trenni, et sa üle ei treeni ja kui palju teha trenni, et sa ei ole alatreenitud, ehk siis sul on potentsiaal veel parem, et kuidas sa siis ära tunnetad selle momendi, et sa nüüd täpselt taastud sellest välja ja nii-öelda see treeningtsükkel toidab sind selle võistlusel. Ja seal on kindlasti see koht ka, kus paljud sportlased, mitte paljud, ütleme, et need näited, kus mõni sportlane võib murduda ja kasutada keelatud aineid, ehk siis garanteerida see, et ta ülekoormusest välja taastuks. Aga see olen väga palju võistelnud sellises olukorras, kus on tunda, et absoluutselt ei ole lihaskond välja puhanud, verenäitajad hiljem näitavad, et on pikaajaline väsimus sees, aga see treeningkasvatus on minul olnud ikkagi sinna kanti, et see tööd tuleb teha, tööd tuleb austada ja et mis asi see taastuv treening on, et pigem ikkagi teeme jälle arendavat treeningut, ja kui sa piisab palju saad seda signaali ja sa ise ka sealt ei suuda ennast läbi närida. Sportlase analüüs peab olema ülihea, vastasel juhul sa lihtsalt kõrbed. Et mingid saad videot kätte, mingid hakkad siis analüüsima, et okei, et tookord ma läksin üle piiri, nüüd on vaja leida see käik, kuidas me taastume. Kui tuleb hea võistlus, siis jätad meelde, et olgu, mis mul nüüd see periood siin ennem oli. Ma tõesti oli nagu 2 päeva, tundsin kehvasti, võtsin treeningud alla, läksin ikkagi võistlema ja ossa, kus oli hea minek. Okei, järelikult 2 päeva pigem vähem teha, kui rohkem teha, annab mulle igal juhul suurem eelise. Et sellised momendid on pisidetailides kinni ja see on üli individuaalne, et ma arvan, et Jarek oskab siin metoodiliselt seda isegi veel paremini selgitada. No ma siis jätkuna ütleks, et Allar rääkis jälle õigesti. Eks sportlane, kes nii kõrgele kohale on jõudnud, ma ei tea, hiljuti ma kuulsin seda medalite arvu, mis neljapaadil on, mul oli endale ka üllatus, et see nii suur on, et aja jooksul on neid ikka kogunenud. Aga siin on jah 2 võib-olla sellist hästi olulist asja, et number 1, puhkus on ka treeningplaani osa, mitte ainult treeningud. Et puhkus tuleb ka sisse planeerida sinna treeningplaani ja minu pärast kas või konkreetse sõnaga, et mitte lihtsalt, et 1 päev on tühjaks jäetud, et see on nagu puhkus, aga siis kas või siis treeneril või ka sportlane, et sinna siis kirjutada suurte tähtedega, et see on puhkus. Või et see treening ongi kerge treening suurte tähtedega. Et muidu on ka sageli nagu
mingi hetk üks Tartu jalgrattatreener ütles, et täna pidi siis ka puhkepäev olema, pärast tagasi tulles poisid ütlesid, et esimene vaefiniš oli linna piiri juures, et niimoodi see puhkepäev nii-öelda kulgebki, et on pandud kerge treening ja sportlased ise kas trennis või mis iganes mõtlevad, oi, aga nii kerge on, et ei saa ju olla, et ma ikka teen natuke rohkem ka. Et puhkus on puhkus, kerge trenn on kerge trenn, et need peaks nagu meelde jätma ja sellega arvestama. Ja teine komponent on see ka, millele Allar väga hästi vihjes. Ma natuke teda siin ka irriteerin siis, et nagu ta kirjeldas, et jätan meelde, et sel võistlusel oli nii ja nii. Et ma küsiks, et miks sa meelde jätad, miks sa üles ei märgi? Et jah, ühe võistluse jätad meelde, 2 võistlust jätad meelde, aga võib-olla treeninguid, kui neid 10 aasta jooksul hakkab tekkima, et siis need ei jää meelde nii väga. Et neid asju on mõistlik üles märkida, et 82% tippsportlaste treeneritest kasutab sportlaste treeningute juhtimisel just subjektiivseid andmeid. Kuidas sportlane tunneb, milline on lihasvalu, tema väsimusseisund ja kui need nagu stabiilselt kogunevad, siis tekib ka selline üsna sportlaste vaatevinklist selline individuaalne pilt, et jah, et temale ma võin anda, ma ei oska öelda, suvaline näide nädal aega, intensiivsemat treeninguperioodi, aga teisele sportlasele 1,5 nädalat, ilma et tal väsimus üles läheb. Ja üks sportlane vajab selleks 3 päeva, teine sportlane vajab nädal. Et kui meil need andmed on olemas, näha, kuidas sportlane ise subjektiivselt tunneb, siis neid otsuseid on sageli oluliselt kergem teha. Nad on hästi praktilised. Tallar ka väga õigesti ütles vereparameetrid hiljem analüüsides. Jah, vereparameetrite häda ongi see, et nende analüüs võtab aega. Alati ei ole võimalik kohe minna seda vereanalüüsi andma, eriti kui oled laagris ja nii-öelda arstist võib olla eemal. Aga sellised lihtsad subjektiivsed parameetrid on tegelikult väga head. Ja kui neid jälgida, siis tekib ka treenerile, sportlasele endast natukene selline parem pilt, sest ega me ei suuda väga palju asju meelde jätta. Mõni ereasi jääb ka alati meelde. See on alati ka see oht. Eelmine aasta see mul sobis, 2 aastat tagasi see nüüd sobis, aga ega Allar ei ole ka kunagi olnud, ma ei tea, kui vana sa oled, 37-aastane, eks. Ehk et ka siin hakkavad mängima eraldi case'id, et 37-aastasena sa ei ole niimoodi võistlusettevalmistust teinud. Just vanusest võikski tegelikult natuke rääkida, sest tegelikult kui me vaatame seda Eesti paarisaerulise 4-paadi koosseisu, siis Jüri Mikk Udam on äkki, kui ma ei eksi, 27, Allar 37, Tõnu Hendriks on äkki 42 ja Kaspar Taimsoo on ka ikkagi kas 34 äkki, et kui seda koosseisu vaadata, siis ei ole seal muidugi nii suurt erinevust, et keegi oleks nüüd päris 20-aastane, keegi 40-aastane, et siis on need erinevused ka sporditeaduslikult kindlasti väga suured, aga ikkagi ütleme 42-aastase ja 27-aastasel on ka ikkagi vahe sees, eks, et kas Allar teil on nagu väga suured erinevused ka paadis, et üks peab rohkem puhkama, teine vähem? Mulle tundub, et nooremad mehed peavad rohkem puhkama. seda ma arvasin, et Allar ütleb. Aga Jarek, tegelikult ju on see oluline, et vaadata ka seda vanust natuke seal. Noh, kindlasti on. Samas, kui vaadata tagasi, siis Jüri Jaanson tegi ka võib-olla oma suured sõidud alles seal 40-ndates, kui ta järjest mitmel MM-il ja OM-il oma medalid võitis. Et sõudmine on ka selles valguses muidugi selline vastupidavus ala ja neid näiteid, kes tegelikult 35 pluss endiselt väga kõrgel tasemel medalite eest nõudlevad, on päris palju. Ja see on võimalik, jah. Ja ega ei maksa ka unustada, et ühelt poolt tõsi, vanemana ju taastumine läheb kehvemaks. Teistpidi jällegi see üldine treenitus ja see, kuidas siis öelda, võimekus on jällegi ka võib-olla suurem, see treeningu baas on suurem võib-olla kui sellisel 25-aastasel, ehk et võib-olla mõne treeningu kontekstis ei vajatagi nii palju taastumist, aga võib-olla on jälle teistsugused treeningud, intensiivsemad treeningud, kus jällegi vajab vanem sportlane rohkem taastumist, et siin on väiksed nüansid alati mängus, et jah, õnneks on meil olümpiaprogramm suhteliselt võrreldes maailmakarikaga suhteliselt hõre, et igal juhul on vähemalt 1 päev vahel puhkepäev. Ja kui saad otse finaali, siis
siis jääb see puhkepäev isegi liiga pikaks jääb see puhkepaus, et on vaja vahepeal uuesti hakata siis sellist race pace või sõidukiiruse lõiku tegema, et kui me nüüd räägime 20 ja 40 vanusevahe, siis norrakate paadis on see täiesti reaalne asi, et Olav Tuhte on siis, mina ei tea, praegu 45 ja reaalselt paadis on tal 3 noort poisikest, kes teda tõmbavad seal kaasa. Ja 2019 aastal nemad olid meist kiiremad, olemata sellest, et me siis ka andsime oma parima. Aga eks siis näis, kuidas see olümpiamängud neil välja kukuvad. Viimasel MK-etapil said nad hõbemedali veel 4 paadis, nii et tundub, et sõudmisel on ka see vastupidavusala, spordiala märksõna üsna asi omal kohal. Jah, vaatasin järgi, et Olav Tuhte tõepoolest 45-aastane praegu, nii et see näitab, et tõesti sellel spordialal on võimalik ka selles vanuses veel olümpial medalite eest võistelda. Ja, Allar, kuidas on, teed 2 tsüklit kaasa veel olümpial või? Kui mina vaatan ennast täna, siis siin ei ole seda materjali kahjuks mulle antud, et ma võiks seda veel teha. Sõudmise puhul on see, et meil ei ole nii-öelda akuutseid vigastusi, kui sa ise lolli peaga ennast kuskil mujal ära ei vigasta, et sõudmine on üsna dünaamiline, kokkupõrke vaba liigutus, et kui natukene mõistus ka, siis on võimalik kõrges eas väga head minekut näidata. Kas muidu Sõudmisliit on seadnud ka sellised väga konkreetsed eesmärgid hooaja alguses selleks aastaks ka ja Tokyo olümpiaks ja mis tulemusega üldse sa ise, Allar, oleksid rahul Tokyo olümpiamängudelt? Sõudeliit ilmselgelt võttis suuna Tokyo olümpia peale ja et sealt tuua medal ja kindlasti on ambitsioon siis proovida ikkagi kuldset medalit saada, sest et vastasel juhul ei oleks hakatud siis otsima võimalusi ja lahendusi, et miks 2 aastat olime pildilt täitsa kadunud ja Tokyo olümpial lähenemas, samas on kogu koondise mehed on alles sõudmise juures, et need toimusid nii-öelda sellised arenguvestlused ja püüdsime leida selle momendi, millest see pilt siis koosneb, et mis need pisiasjad on, et samal ajal kõik teevad trenni, aga lihtsalt kaamerapilt pannakse ennem kinni, kui eestlased üle finiši jõuavad, et on üks hetk ka sellises kohas oldud, et ja mitte üldse kaua aega tagasi. Ja eks see lootus on aina rohkem kasvab, et meil see noor vend seal paadis ja Jüri Mikudam on väga korraliku plaanimajandusega inimene. Tema käis juuniorite klassis tegeles sõudmisega, sai olümpial ära käia, juuniorite klassis ka Euroopa kulla ja MM-ilt jäid 4. Ta käis oma plaani järgi Harvardis õppimas, õppis masinainseneriks, tuli tagasi ja teadis, et ta tahab siis minna uuesti olümpiale ja seal võistelda ja medal võita ja võita kuldne medal, et kogu see selline noore mehe energia ja huljus nii-öelda on, ma arvan, kõik ülejäänud vennikesed siin ka nii-öelda kuidagi jalad kõhuvad välja käskinud ajanud võtma ja ütleme, et see hoog on päris hea, mis meil sees on hetkel ja protsess on see, mida nii-öelda antud juhul siis ma kõige rohkem naudin, et kui varasemalt oli olnud ka sellist kogemus, kus sa teed hea võistlus ära ja siis see jääb tühi tunne, et aga mis nüüd, jõudsin küll hea esimesena või siis poodiumi kohale, esimesena üle finišijoone või poodiumi kohale, et aga mis see nüüd oli, siis nüüd on see protsess läinud sellises mõttes nauditavaks, et okei, et mida me siis nagu päriselt võime saavutada, et see on elu võimalus jällegi olla olümpial ja jõuda olümpial ja igase võistlusega sinna areneda sammuke veel edasi, et põnevus on suur, teatud mõttes sellist nooruse närvilisust ei ole, et nüüd on vaja iga hinnast teha tulemus ja nagu me teame, siis nii-öelda selles flow momendis, kus on nii-öelda võtad tihti sellise ülearuse närvilisuse ja pinge maha, siis võivad tulla väga super head saavutused ja sõidud, et ka treener meid ploti pealt saates ei ütle kunagi nüüd siis mitte midagi muud kui lihtsalt, et nautige sõitu. Et kui seda suudad teha, siis võib juhtuda igast toredaid asju. Jarek, kuidas sulle tundub, et on selline päris hea seltskond ju kokku sattunud sinna paati, et Jüri Mikudam, Allar ja Tõnu Hendrikson, Kaspar Taimsoo, et vägevate kogemustega meeskondeks? Jah, ma arvan küll. Tore Allarit kuulda, et ta on optimistlik umbes, et nagu ta läheks oma esimesel olümpiale, et nagu motivatsioon on kõrge ja jällegi selline väga hea näide, et kui neil nüüd 2 aastat ju läks sisuliselt nagu täiesti aia taha, et kui siin uuesti see vanusmängu tuua, et 2/3 või 3/4 paatkonnast on, ütleme, siuke
pigem nagu keskmisest sportlasest ikkagi oluliselt vanemad. Et sealt nüüd uuesti välja tulla ja tegelikult jällegi olla pildil ja mitte ainult pildil, vaid ka maailmakarikatel ja EM-idel võidelda nagu kõrge koha eest, isegi võita veel. Et see nagu näitab, et kõik on võimalik, et seda usku ei tohi kaotada ja teistpidi näitab ka seda potentsiaali, mis seal paadis ikkagi on. Ja mis siis nüüd on üles leitud, et mina kõrvalt seisjana ei oska hinnata, et Allar rääkis väikestest nüanssidest, et kas need ongi nüüd väikesed nüansid või on natuke rohkem, aga selge on see, et nad on kindlasti ma ikkagi loodan, et medalikandidaadid ja kui kuld tuleb, siis loomulikult, mis meil saab selle vastu olla. Kindlasti oleks see ilus lõpp sellele 4 paadile. Või ma ei tea, äkki siis otsustavad teeme veel ühe tsükli. Süüas kasvab isu. Igal juhul Allar sa kinnitad, et nagu motivatsioon on küll kõigil nendel 4 mehel, kes seal paadis istuvad väga kõrge ja tahtmist on kõigil. Sellest ei jää kellelgi puudus praegu. Ei, absoluutselt. Seda on, see on nagu 2 asja, et ühest küljest me oleme just nagu Jüri Mikk-Udam, kes siis nii-öelda sõidab meiega põhimõtteliselt siis tervet esimest aasta ringi siis ühes paadis ütleb, et muul juhul, kui me oleme nii-öelda treeningul või paadist väljas ja maa peal, et me oleme nii-öelda täiesti 4 individualisti, et igal vennal oma värvi kaeru käepidemed ja kõik on nii-öelda veits nagu egod. Teineteise aktsepteerimisega on probleeme, aga see hetk, kui käib stardipauk, siis on nagu uskumatu võime kõik ühe eest nii-öelda pingutada ja see asi nagu koju tuua, et täiesti ennast halastavalt, et see kontrast on tema jaoks on nagu uskumatu, et ta nagu toob välja selliseid asju, mida keegi pole meil nagu välja toonud varem meeskonna mõttes ja ta märkab seda sealt kuidagi veits nagu kõrvalt vaatlejana ja see on tore nagu arusaamine, tõesti on see nii, et ühist arusaamist mingitest asjades on päris keeruline saada, et tühised asjad kas või, et ma ei tea, kas me selle puki, kus me teeme kükke või hüppeid, kas me tõstame koridori või sisse ja siis nagu käib ka mingisugune mõttetu argumenteerimine, aga seda just ka nagu vaja kogu aeg, et lihtsalt ei suuda nagu ka selle vältida. See, et kui on nii, nüüd läheb kõik koos, siis nagu pole küsimust. ainult anna ainult aerud kätte, et see on, eks see on selline moment, kus tuleb aktsepteerida kõikide erinevusi, kõigil on päris korralikud erinevused ja eriti kui see pikaajaline kogemusega sportlane, siis aina rohkem sul on mingid asjad nagu must have selged, et mul on see kogu aeg nii töötanud ja mul on see nii töötanud ja siis järsku on nagu kõik mehed eraldi karjääri teinud, et aga nüüd katsume nüüd siis selle asja kokku võtta ja ühtemoodi ära realiseerida ja sellega ei ole üldse küsimust olnud, et isiksustel on teine siis küllastus, samal ajal kõik naudivad kuidagi seda protsessi tulihingeliselt. No Jarek, ütle lõpetuseks siia podcasti mõned julgustavad sõnad siis kaasa Allarile sinna Tokyosse võistlemiseks, et mis need võib-olla sinu sellised soovitused oleksid, et kuidas siis medal ära tuua sealt? Tea, nagu jube raske on minul, kellel nagu jah, tõsi, ma olen 8 korda olnud Eesti meister, anda nüüd soovitust siis sportlasele, kellel on, ma ei tea, Allar ütleb oma medalite arvu, aga vähemasti olümpiamedali omanikule, et mis ta peaks minema ja tegema seal. Aga võib-olla niimoodi teadusliku poole pealt, et selles mõttes, et loomulikult Allaril ongi raske soovitusi jagada, aga võib-olla teadusliku lähenemise poole pealt mõni selline soovitus, et teda on keeruline öelda, mis mul nagu endal on nüüd jäänud sellest viimasest aastast niimoodi kõrvalt, et paetkonnal on hea hoog sees. Et kasutage seda head hoogu ja ärge seda viimast vinti hakake nüüd väga üle keerama. Et teil on oma teada täpselt kõik need, kuidas teil see ettevalmistus on olnud ja ärge midagi uut eksperimenteerige ja ma usun küll, et te sõidate hea ja kõrge koha välja. No väga hästi öeldud. 10 paati on ka, et ma vist eelmise olümpia eel ütlesin, keegi küsis, siis ma ütlesin ka, et sõudevennad toovad tõenäoliselt medali, et see šanss on väga suur, et see medal tuleb. Aga teistpidi, kui nad jäävad 8-ndaks, et ka see šanss on olemas, sest tegelikult need paadid, kes seal nagu olümpial väljas on,
et nende vahed on nagu väga väikesed või 2 sekundit võib-olla. Allar oskab täpsustada, et palju seal ütleme esimese ja 8. niisugune reaalne vahe on, võib-olla natuke suurema, mis see 2 sekundit seal 2 kilomeetri peal on, et see ongi võib-olla üks ebaõnnestunud treeningpäev võib-olla kuskil või mis iganes, et seda on leida teinekord päris lihtne või päris raske, aga kaotada jälle hästi lihtne. Et ma arvan küll, et meil on põhjust vaadata 4 paadi võistlust. Nii et Allar... Jarek on nagu alati hea mees olemas, kui on vaja sellist natukene infot küsida üle, põhiasju kas üle küsida, kas on tõesti nii see ja siis ta nagu loeb need sõnad sulle uuesti nagu üle ja lähed nagu rahulikult edasi, et ise sõudjana tema ja siis ka väga tugev siis spordibioloogina ka, et on nagu tõesti kogu abimees ja alati nagu avatud suhtleja ja eks tõesti see nõuanne, ma arvan, täiesti omal kohal, et nüüd ei maksa siin midagi uut üritada teha, vaid seda lihvida, mis on töötanud. Ja kui rääkida sellest olümpiakohtadest, siis olen kogu aeg öelnud, et kui sa olümpiale saad tänasel päeval, eriti paaris 4, kus paadi kiirused on üldiselt päris kõrged ja vahed ei lähe suureks, siis sa oled automaatselt ka medali konkurentsis sees. See, mis olümpial toimuma hakkab, seda ette ennustada ei ole võimalik praktiliselt. Jah, et te kindlasti toote ühe kõrgema tulemuse Eesti sportlastest. Jah, et see on pool maailma selja taha jätnud sellega kvalifitseerumisega, et see on juba kõva pluss. Ja, nii on. Nii et tõepoolest olümpial vähe paate ja seal ühtegi kerget sõitu ei tule ja võistpoole tõesti, see oli väga tabavalt öeldud Jarekule, et seal võib-olla see 1-2% määrab ka ära, et kes mis koha saab, aga aitäh teile mõlemale selle siin podcastis osalemast ja igal juhul Allarile siis edu ja jõudu olümpial. Suured tänud. Ja, tänud ka minu poolt ja veel kord Allar ja 4 paadile, et edu.